Tänane emakeelepäev kostitas meid päikeselise, kuid see-eest üsna krõbeda ilmaga. Ja kuigi siin presidendi lossi eest seistes tuleb toetuda heale soojale teele, loevad 70 tuntud Eesti inimest ette päikese tõusust kuni päikese loojanguni ilusaid emakeelseid tekste. Kas meil on siin maailmas mingi ülesanne, mida me peame täitma? Kas kõigil nendel miljarditel inimestel, kes maailmas elavad, on samuti mingi ülesanne, mida nad peavad täitma? Selles mõttes me peaksime kõigist väest üles äratama eesti keele. Neid nimetatakse murdeks, aga nemad ise nimetavad ikka võru keel ja mulgi keel. Las inimesed räägivad erinevalt, eriti suuline keel on ju ikka see keel, mis on päris keel ja mulle meeldib nii kangesti, kui ma mõnest, kes eesti keelest räägib, aru ei saa. Sellepärast, et ta räägib nii ilusti. Kui ma olen vaadanud, kuidas eesti keel areneb ja muutub, siis me kõik, iga põlvkond räägime natuke oma eesti keelt ja nii ka praegune põlvkond, selles ei ole mingit kahtlust. Aga me kõik räägime eesti keelt, see on selge. Mul oma tütar ka, talle jääb mõnikord mulje, et nagu eesti keeles ei olegi sõnu kõikide asjade jaoks, aga siis tuleb talle meelde tuletada, kuidas need asjad eesti keeles öeldakse. Ja no iseenesest on ju tore, kui ka teisi keeli osatakse ja see on väga tore. Aga jah, et oma emakeelt ei tasu siis nagu kõrvale jätta. Mis on sinu arvates kõigi ilusam eestikeelne sõna? 3 kõla. Kaalusin ka heliredelit. Aga võib-olla see on selle sõna autoriga, meil on ühine nimi. Mulle õudselt meeldivad Eestimaa kohanimed, näiteks Kuusalu, Kullamaa. Et kui vahest hakkad mõtlema Tähtvere, et see on nagu tähtede veeres, et minu arust on väga ilusaid selliseid poeetilisi kohanimesid. Kuidas me saaksime oma eesti keelt paremini hoida? Lihtsalt räägime, ega muud ei olegi, loeme, kirjutame ja räägime, jätame endast maha tekste, et me ei lobise lihtsalt ainult internetis, kirjutame ka midagi näiteks kappide taha, ükskõik kuhu, mingid sellised ajaloolised artefaktid, mis täna võib-olla ei pruugi meile nii palju tähendada, aga 200 pärast võivad väga palju meist rääkida. Enne lugeda ja siis rääkida. Ja hea oleks ka, kui me enne mõtleme, kui me ütleme ja enne mõtleme, kui me kirjutame. Mis on võib-olla üks raamatu soovitus tänasel päeval inimestele, mille poole võib-olla tasuks vaadata? Ma soovitan seda sama, mida ma lugesin siin praegu. Arvo Valtoni selgeltnägijat või Arvo Valtonit võib üldse lugeda. Ta on natukene unarule jäänud, aga väga hea kirjanik. No mina muidugi soovitan enda raamatut. See on minu vanatädi kogutud rahvaluule jutud Setomaalt, siis enne teist maailmasõda, et see näitab, kui põnevalt inimesed mõtlesid, mitte sugugi kaua aega tagasi, ja kui rikas see oma kultuur oli ja siiamaani on. Mina täna lugesin Andrus Kivirähu poolt kirja pandud asjade mälestusi. Ma arvan, et see on üks väga hea selline teos, et kui sa palju korraga ei jõua, siis võta loe üks väike jutt ja tuju läheb heaks. Et kaalusin ka lugeda ühte, ma arvan, üsna unustatud raamatut Arvo Valtoni Red Kooboluste riiki, tema lasteraamat Arvo Vallikivi nime all, ta küll andis lasteraamatuid välja, aga ma ei leidnud teda kodust lihtsalt üles. Aga tasub ikkagi lugeda? Jah, tasub ikka lugeda, kui teie leiate, siis lugege.